Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas Pygame'is luua animatsiooni. Et minul on siin ees praegu programm, mis joonistab ekraanile siis rohelise ristküliku. Selle ristküliku asukoht on määratud ülemise vasaku nurgaga, aga püüame siis selle ristküliku panna liikuma. Et kuidas seda teha? Selleks on nüüd oluline teada, mida tähendab üks liikumine või animatsioon. Animatsioon tegelikult tähendab seda, et kaader haaval joonistatakse sama objekt siis uude kohta või uue kujuga, selliselt, et tekib selline näiline liikumine. Liikuma panemiseks on oluline vaadata mitut asja. Esiteks, kogu meie animatsioon peaks toimuma siin tsükli sees. Ehk see on see tegevus, mida kogu aeg korratakse. Nii et ma jätan siia paar rida ja joonistame meie ristküliku siia tsükli sisse. Nii et kopeerime siia siis selle rea, kus joonistatakse ristkülik, aga samuti see flip on siis see käsklus, mis siis kõik asjad ekraanile kuvab. Näiteks kui me joonistame siia ristküliku ringi, siis flipiga kuvatakse need ekraanile. Proovime, kas töötab. Nüüd, et liikumist tekitada, siis me peaksime selle X ja Y koordinaadi ära uuendama. Nii ma teen siia X-ile väärtuse 0 alguses, Y-ile väärtuse 0 ja asendan siis need arvud X-i ja Y-iga. Iseenesest, kui me praegu hakkame liikumist tegema, siis meil on vaja ainult X-i väärtust hakata muutma, et see X suureneks ühe võrra. Aga ma panin igaks juhuks Y ka näiteks, kui ma tahaks, et ülevalt alla kukuks, siis peaks Y väärtust suurendama. Kus see suurendamine siis toimub? Võib teha siin samas, võib ka pärast flipimist teha, aga mina teen selle siin samas, et oleks siis selle sama ristküliku juures näha, et X-i suurendame ühe võrra. X võrdub X pluss 1. Ja vaatame, mis nüüd juhtub. See kass küll liikus, aga ülikiirelt läks kõik roheliseks. Selleks, et seda ei juhtuks, ma rääkisingi animatsioonis. Tuleks siis pärast uude asukohta minemist ka see ekraan üle värvida. Nii et ma panen siia kõige ette siis selle käskluse ka. Et iga kord, kui tsüklisse läheb, värvitakse ekraan üle ja siis tekib see kujund. Vaatame nüüd. Ma ei tea, kui kiiresti teil näha oli, aga see kujund liigub aga väga kiiresti. Kuidas siis teha nii, et see kujund aeglasemalt liiguks? Selleks on olemas selline käsklus nagu delay, aga proovime meie siis sellist kiirust nagu pygame.time.delay ja sulgudesse siis 20. Vaatame, kuidas meil sellise asjaga töötab. Juba parem. On võib-olla liiga aeglane, aga vähemalt saime liikuma. Nüüd, kuidas siis seda kiirust muuta? Selleks on kaks võimalust. Kas me seda sammu tõstame? Näiteks paneme siia pluss võrdub +2. Või sujuvuse jätmiseks vähendame seda delay'd näiteks 10. Ise peate nüüd otsustama, et milline võimalus teile sobib. Kui te delay panete liiga suureks, võib juhtuda, et hakkab lihtsalt tõksima niimoodi tõkk. Aga mul tundub see 10 praegu väga hea. Nüüd animatsioon on tekkinud, aga kuidas teha nii, et kui see ristkülik siia lõppu jõuab, et ta siis tekiks uuesti algusest. Selleks saame teha sellise nipi, et kirjutame siia if lause. Kui X koordinaat on suurem, ja mis on ekraani laius on? 800. Nii et kui X on suurem kui 800, ehk siis läheb sinna nurga taha, siis muudame X-i uuesti. Ma panen praegu 0-iks, vaatame. Nii. Ja uuesti nurga taha jõudes tekib uuesti. Võime panna X-i väärtuseks ka -200. Vaatame nüüd.
et siis tuleb nagu nurga tagant. Ehk tegelikult saab x-i väärtuseks panna ka negatiivsed arvud, mis tahate, et see objekt tekiks nurga tagant. Tegelikult võiks ka siis panna x-i algväärtuseks 4-200. Aga võite ka nulliga proovida. Ja viimase asjana tahaks sellist asja teha, et kui meil need autod siin juba niimoodi sõidavad, need rohelised ristkülikud, et see võiks tekkida siin suvalisest kohast ekraanil. Ülevalt, siit kuskilt ekraani kõrguselt. Kuidas siis teha nii, et ta tekiks suvalisest kohast? Selleks oleks meil vaja siis siin ekraani lõppu jõudes lisaks x-ile muuta ära ka y-väärtus. Nii et y on siis see teine telg ja y-i väärtus võikski olla siis siin 0-st ekraani kõrguseni. Kuna me ei taha, et ta päris siia ekraanis alla ära kaoks, siis võiks olla ekraani kõrgus miinus selle objekti kõrgus. Noh, meil on see objekti kõrguseks 100, ehk siis ekraani kõrgus on 600, nii et see võiks olla siis 0-st 500. Aga selleks tuleb kasutada meil sellist moodulit nagu random. Impordime randomi, import random ja y-ile loome uue väärtuse. See on siis random punkt ja siis on suvalist arvu vaja vahemikus 0-st 500. Rand int on siis suvaline täisarv 0-st 500. Iseenesest vaatame, kuidas see siis töötab. Nii. Roheline see ristkülik tekib, kaob sinna nurga taha ja tekib suvalisest kohast uuesti. Iseenesest me võiksime selle panna ka siia päris algusesse. Proovime nii, et paneme päris algusesse ka. Nii. Roheline ristkülik tekib ja tekib suvalisest kohast. Teen siia veel ühe tasustuse, et kes oskab, võib siis selle võrdub x pluss 2 ka lühemalt kirjutada, siis saab kirjutada pluss võrdub 2, et see teeb sama asja välja lihtsalt lühemalt. Saimegi esimese animatsiooni tehtud. No nüüd saaksin juba igasuguseid asju teha. Teie nüüd mõelge, kuidas panna see objekt lendama siis paremalt vasakule. Noh, selleks võiks tegelikult siis seda x-väärtust mitte suurendada, aga vähendada. Ehk siis see x pluss võrdub läheks miinus võrdub. Y jääks ilmselt samaks, sest et ta võiks suvalisest kohast tekkida. Aga nüüd peab kontrollima, et kui ta siit paremalt tuleb, et kui ta vasakule jõuab, et kui see x on väiksem kui 0, et ta siis tekiks uuesti paremast sellest. Ja samuti, kui te mõtlete nähes ülevalt võiks objektid kukkuda, siis tegelikult x ja y tuleks nagu ära vahetada. Ehk siis tuleks suurendada ülevalt kukkuva objekti y-i väärtust, kui me siin joonisel ka vaatame. Ja y on alguses siis 0 või väiksem, suurendades y-i väärtust ja peab if-iga vaatama, et kui y on suurem kui ekraani kõrgus, et siis y muuta uuesti siis 0-iks või negatiivseks arvuks. Ja sellisel juhul tuleb ka x, et suvalisest kohast tekiks x, tuleks siis valida vahemikus 0-st kuni ekraani laiuseni, aga et ta nurga taha ei läheks, siis ekraani laiusest tuleb maha lahutada ka see ristküliku laius, mis on 200, nii et see x oleb 0-st 600. Ja viimase asjana, kui tahate näiteks põrkama panna, siis peate mõtlema, et näiteks kui ta siin edasi-tagasi põrkab, et siis kui ta siia jõuab, siis peaks muutma suuna vastupidiseks. Kuidas seda teha? Selleks võib teha eraldi sellise muutuja nagu samm. Näiteks siin on see 2. Ja liidame siia siis selle sammu juurde. Ja nüüd, kui ta jõuab siia serva, siis tuleks samm muuta vastupidiseks, näiteks -8, sest ta tagurpidi liikub. 4 seina vahel põrgates tuleb arvestada sellega,
kus seinas mis väärtus siis muutuma hakkab. Näiteks kui all põrgates muutub siis Y samm teistpidiseks. Aga siis katsetage ja head nuputamist!